Tere tulemast tagasi vaatama meie amordisaadet ja nii nagu eelmine kord lubasime, jätkame nüüd siin operatsioonilaua ääres, kus meil on siis hunnik detaile, mis on tegelikult pärit kõik ühe amordi pulga seest. Ja. Et vaatame kõigepealt üle, millest see amort üldse koosneb. Vaata, kui tagumine amort on ju suhteliselt nagu lihtne, visuaalselt vähemalt, et seal on sees pulk ja ümber on vedru. Just ja lähtume sellest eelmise saate faktist siis, et ta ei ole kodustes tingimustes mõistlikult lahti võetav ja ütleme nii, et... Siis esimene on? Esimene on, jah, just nimelt. Aga millest see koosneb? No, minu ees on siin selgelt mingid sellised simmeri detailid on ju. Jah, ühesõnaga mingid asjad on need, mis sa nagu ära tunned. Et siis välisel vaatlusel sa kindlasti näed seda asja, tegemist on meil õiget pidi amordiga, ehk siis mitte upside downiga, kus siis see jäme osa, nimetame teda jämedaks osaks, asub siis allpool, siit käib läbi rattavõll, siia kinnitub pidurisuport ja siia juba siis esiporilaud. See, mis on siin, see on selline elementaarne kivikaitse sellele kõige magusamale amordi toru tööpinnale, ehk siis kus on need kivikahjustused kõige kriitilisemad. Mida sa veel ära tunned kindlasti välispidisel vaatlusel on üks amorditoru, mida sa näed, mida oluliselt vähem, kui seda praegu siin näed, sellepärast osa sellest on siis peidetud siia sisse. Siin on meil siis üks vedru. Jah, ma annan igale sellele nii-öelda detailile või siis osale siis mingisuguse nii-öelda kommentaari või soovituse või nipi, kui seda kodustes tingimustes hooldatakse. Et kui me räägime vedru omadustest, siis vedru omadus oli mis? Oli vedru jäikus. Kui me tahame esiamorti saada jäigemaks, siis me ei saagi seda ühelgi mõistlikul muul meetodil, jättes kõrvale sellise natuke kuliibinliku meetodi kasutades jäigemat või siis viskoossemat amordiõli, kui siis seda amorti vedru vahetada. Osta siia sisse progresseeruv vedru tähendab siis seda, et kui me sõidame kuskilt august läbi ja meil amort muidu vedela liiga pehme vedru tõttu lööb põhja, siis progresseeruval vedrul on see vedru nii-öelda traat juba jämedam ja ta on suurema jäikusega, ta ei löö enam nii lihtsalt põhja, me saame esiotsa konkreetsemaks. Vedru puhul jälgida. Kindlasti võtke kätte manual, see ei ole selle tsikli amordi manual, see on täiesti suvaline, mis ma riiulist võtsin kõige pealmine. Vedrul on kindlasti märgitud manualis ära, kas on nii-öelda kama 2, kuda pidi ta sisse panna või osad vedrud on ühest otsast siis peenemad. Ja ei ole üldist reeglit, et see peenem osa peab kindlasti olema all või kindlasti olema üleval pool. Et kindlasti tuleb vaadata siis manuali, et vedru õiget pidi sisse saaks. Või siis lahti kakkudes juba meelde jätta, kus pool see on, kui see on tuvastatav sellel hetkel? See on kindlasti tuvastatav küll, aga ma ütlen kohe, et lahti võetuna, kui see amort on juba varem lahti käinud, siis see vedru ei pruugi seal olla õieti sees. Me oleme võtnud päris palju amorte lahti, kus see vedru on juba tagurpidi sisse pandud, ilmselt sel põhjusel, et ei ole järgitud manuali, vaid on võetud mingisuguse talupoja loogika alusel. Aga mis muutub, kui ta valepidi sees on? Muutub amordi nii-öelda see töökäik, või tähendab mitte töökäik, vaid see piirkond, kus see amort toimima peaks korrektselt. Nii, mis vidinaid, pudinaid sa veel siin näed? On üks kõige lihtsam metalltorukene, see annab meile siis, see käib siin vedru ülemises otsas, vahetult selle amordikorgi all, see annab siis vedrule sellise nii-öelda eelpinge, eeljäikuse, sest et nagu sa aru võid saada, siis see vedru on natukene lühem kui see amorditoru, ehk siis see kolb, mis on vedru all, ta ei ulata päris lõppu, nii et see amort ei oleks üldse pinges, eelpingestatud ilma selle klotsita. Ja see reguleerimine toimib nüüd siis sedasi, et põhimõtteliselt selle detailiga pressitakse kogu seda vedrut siis rohkem kokku? Reguleerimist selle amordi pool üldse ei toimu. Selles mõttes see on täiesti reguleerimatu lihtne amort. Siin ei saa reguleerida ei eelpinget, ei sisse, ei väljajooksu kiirust. Selle amordi jaoks põhimõtteliselt vedru eelpinge reguleerimiseks on võimalik teha seda just nimelt. Ehk siis, kui see amort on tõesti liiga vedel, kui sa oled näiteks kaalud 110 kilogrammi, amordid standardselt on tehtud sellisele euroinimesele. Euroinimene pidi vist mäletamist mööda kaaluma 76 kilo.
nii et aeg kolida. Aeg kolida, jah. Kui amort tundub liiga vedel, siis võib-olla tõesti ta tahab natukene suuremat eelpinget saada, ehk siis tuleks lasta kas treielil teha siia näiteks 0,5 sentimeetrit pikem klots. Sellega õnnestub siis esiamordile anda juurde eelpinget. Aga noh, ütleme nii. Seda on juba raskem katse-eksitusmeetodil paika saada. Seda on raskem katse-eksitusmeetodil paika saada ja üldiselt see ei ole ka nii ulme nii-öelda oluline. Kui see oleks väga oluline ja kriitiline detail, siis oleks juba tehases tehtud teistmoodi. Siis on siin jäävad mulle silma paar sellist rõngast. Paar sellist rõngast, jah. Tegemist on juhtpuksidega siis. Ja juhtpukside eesmärk on siis tagada selle amordi toru ja selle amordi välisosa sujuv töö. Ehk siis, kui sa seda katsud, siis on see selline libe pind, mida mööda siis see sisu hästi liugub. Kui sa nüüd võrdled, siin antud juhul me oleme tellinud uued juhtpuksid. Mis põhjusel? Kui sa seda uut ja vana nüüd vaatad, siis sisu on sellel vanal kindlasti selline teistvärvi ja võib-olla täiesti ära kulunud. Just nimelt. Ehk siis, kui me võtame välja amordi juhtpuksid, mida me teeme siis amordi hoolduse käigus, tõmmates see amort täiesti tükkideks, siis üks selle legotamise eesmärk ongi kontrollida seda juhtpuksi. Kui see juhtpuks läheb sellisena tagasi, nagu ta siin on, siis hakkab see amort üsna pea uuesti lekkima. Sellepärast, mis toimub? Toimub see, et see juhtpuks, mis on siis selle koha peal siin alumine, siin toru sees ei ole enam korralikult fikseeritud. Ta hakkab liikuma kergelt siin toru sees. Ja see omakorda põhjustab lõtkusid, põhjustab edaspidist kulumist ja selle lõpptulemusena tahab ta simmerite vahetust saada tunduvalt varem. Nii et kui me võtame siis välja juhtpuksid, millel on pind selliseks ära kulunud, ühel nendest juhtpuksidest, kuna üks on väline ja teine on sisene, siis ühel kulub sisepind, teisel kulub välispind. Ehk siis siin peab olema selline korrektne, piisav kate peal. Selle amordi juhtpuksi tegelikult võiks panna veel samasugusena tagasi, aga kuna ühed lähevad juba vahetus, siis on mõistlik vahetada ka teised, ehk siis täiskomplekt teha sellele amordile korrektne remont. Ja siis simmerid, need ma juba tundsin eos ära, need on põhimõtteliselt selle jaoks olemas, et hoida õli amordi sees. Just, hoida amordi õli amordi sees, selleks, et ta ei hakkaks siit mööda seda tööpinda välja lekkima ja see amordi simmer on siis kinni seal sellise vedruga. On ülimalt tähtis, et amordi simmer oleks õige täpselt sellele tsiklile mõeldud. Kujutage nüüd ette, kui ta on näiteks natukene madalam, 1 millimeeter madalam, paneme talle selle stopperi siia soonde, mis on siin näha. Paneme selle stopperi siia sisse ja see simmer on siis madalam, kui ette nähtud see pind, kus ta olema peab, siis ta hakkab loksuma. Kõik asi, mis on ette nähtud tihedalt koos olema ja samas loksub, tähendab seda, et üsna pea ta ei tööta sellisena nagu vaja, ehk siis konkreetsel juhul hakkab lekkima. Ja see simmer ongi vist kõige kiiremini riknev asi selle amordi? Just, simmer on kõige kiiremini riknev asi ja üks, mis põhjustab simmeri kiiremat riknemist, on see, kui tolmukate, mis on siis siin peal, kõige nii-öelda pealmine detail, see on nüüd jälle selline, mis on sulle väljapoolt näha. Paneme ta niiviisi imelihtsalt siia praegu kokku. Kui see laseb liiga palju sodi, vett, sellega koos mingisugust kerget nii-öelda pulbristunud ollust sinna amordi simmerile ligi, siis see amordi simmer rikneb taaskord kiiremini. Siit sa võid tegelikult omakorda järeldada, mis asi on veel see, mis amordi simmerit nii-öelda kui siin on mingid defektid on ju sellele torule tekivad, siis erinevatest kividest, kui näiteks ei ole seda kaitset. Täpselt nii. Siin amordi toru peal, ma ei tea, kui nüüd kaameraga on näha, silmaga on kohe äratuntav, milline on see tööpiirkond, kus see amort kogu aeg nii-öelda võbeleb ja väriseb sisse välja. Siis see tööpiirkond on siin ja kui siin tööpiirkonnal oleks sellised täkked, nagu on siin, kus see amort on nii-öelda kinnitatud prillide vahel, siis kindlasti see pisikene täkke, kui ta võbeleb siin
siin sadu kordi minutis, siis ta nühib sellele simmerile ühte kohta vao sisse ja simmer hakkab sealt lekkima. Kas seda on võimalik kuidagi taastada, poleerida ta uuesti sirgeks või kui tuleb mingi suurem auk sisse või täkke, siis tuleb minna uue toru järgi? Kui tuleb suurem auk sisse, siis mingid spetsialistid täidavad neid, kui ma ei eksi, siis vasega. Väiksemad sellised kahjustused on tõesti võimalik välja poleerida, aga noh, kui meil on ikka tegemist juba konkreetse auguga saanud niisuguse suurema graniitkivi suure hooga, siis see deformeerib seda amorditoru päris kenasti. Et nüüd me oleme enamik detaile läbi käinud, küll aga on jäänud tegelikult vaatamata see, mis selle amordi muudab amordiks, ehk siis see on niisugune kolvikene, mis on siin selle toru põhjas. Ja need augud on siis need, kust pressitakse see õli läbi. Ehk siis see kolvikene, võtan selle, see mutter siis hoiab seda kolbi siin toru sees kinni. Okay. See toru omakorda, kolb on siin sees. Toru hoitakse siit selle mutriga kinni ja kui siit nüüd otsas sisse vaatad, siis sa peaks aru saama, mis siin toimub. Ehk siis see õli, mis nüüd siia sisse kallatakse, konkreetne ja täpne kogus igale tsikli margile mudelile ehk siis igale amordile. Õlikogus samamoodi tuleb lugeda manuaalist. Manuaalis on kaasas näiteks analoogne spetsifikatsioon, kus on täpselt kirjas quantity ehk siis kogus. Toru kohta 0,475 liitrit ehk siis natuke alla poole liitri õli. Oluline on panna see suhteliselt täpselt sinna. Sellepärast sellest sõltub siis selle amordi töö ja amordi eluiga ka. Kui sa panna mingi tunde järgi ja panna seda õli liiga palju, mis siis juhtub? Juhtub see, et kui me sõidame läbi mitte suuremast august, vaid näiteks suuremast lohust, see amort pressitakse lõpuni kokku, siis õlil saab ruum otsa. Õli jõuab siia ääreni ja õli enam kokku pressida ei õnnestu. Ainuke koht, kust õli välja saab, on simmeri vahelt. Ehk siis lüüakse see simmer puruks pläraki, sest õhukamber oli liiga madal. Ja kui räägitakse õhukambrist, siis õhukamber antakse ka enamustes nendes samades spetsifikatsioonides. Level. Õhukamber on siis 92 mm konkreetse spetsifikatsiooniga tsikli amordi puhul. Ja kindlasti tasub lugeda seda, mismoodi õhukambrit mõõdetakse. From the top of the outer tube ehk siis selle toru ülemisest pinnast, hoia seda lehte, ma näitan seda kohta, ehk siis toru ülemisest pinnast ilma vedru sisse panemata ja lõpuni kokku pressituna. Ehk siis mida tähendab lõpuni kokku pressituna ja ilma vedruta, tähendab seda, et see amort on lastud siia põhjani, vedru me veel sisse ei ole pannud ja kui me oleme oma 475 milliliitrit siia sisse ära kallanud, siis me peaks tegema mõõtmise, et kui kaugel see vedeliku tase nüüd siit pinnast on, kas ta on õigel kaugusel. Okay. Kui ta ei ole õigel kaugusel. Aga samas see annaks ju eeldada, et kui sa valad õige koguse sisse, siis see on seal maal. Täpselt nii. Aga osadel amortidel antakse ainult kogus ja osadel antakse ainult nii-öelda see tase. Sellepärast, see on nüüd spetsiaalne vidin vahend selleks, et mõõta seda taset. Siin on selline varras, kus on siis sentimeetrid peal. Selle me keerame täpselt sellisesse piirkonda, nagu meil konkreetsel juhul tarvis on, paneme ta siia sisse ja tõmbame selle süstlaga üleliigse koguse välja. Okay. Sellega me saavutame siis täpselt manuaalis ette antud õhukambri suuruse. Ja kui see õhukambri suurus on paigas, siis see amort töötab korrektselt oma tööpiirkonnas. See süstal on juba selline riist, mida ma eeldan, et vähemalt kõigil kodus ei ole, et kui lihtne üldse kodus seda amorti hooldada on või peaks pigem tulema kuskile hoolduskeskusesse? Seda tüüpi amorti, mis on siis õigetpidi amort, on tegelikult suhteliselt lihtne kodus hooldada. Siin on teatud reeglid, mille vastu ei tohi eksida. Ei tohi eksida selle vastu, et kui me paneme selle simmeri siia peale, siis see on antud juhul vana simmer. Esiteks ei tohi seda simmerit panna valet pidi. Ehk siis me peame jälgima, et see hakkaks seda õli tihendama ka. Siis simmeriga ei tohi kindlasti teha midagi sellist. Simmer tuleb paigaldada ilusti paralleelselt ja nüüd on see kõige kriitilisem hetk, kuidas see simmer saada siia toru põhja sellisena, et me ei teeks temaga niiviisi. Et aamri ja kruvikeeraga koputamine ei ole õige. Just nimelt.
siis tegelikult on selleks olemas selline spetsiaalne vahend, võid seda katsuda, suhteliselt selline massiivne on ta ja tema eesmärk ongi olla massiivne selleks, et me saaksime selle sinna põhja. Just, et siis sa saad väga hästi aru, mismoodi see toimib. Sellega tehakse paar sellist inertsist lööki siia ja on see simmer kenasti paigas ja oma asukohas. Järgmisena siis stopper peale ja siis juba tolmukate lähtudes samast reeglist, et mitte teda välja venitada. Et see on selline üks reegel. Arvestades selle vidina hinnaklassi, siis seda vidinat tõenäoliselt ka paljudel kodus ei ole. Alternatiiviks tõenäoliselt kõige levinum meetod, mis on osta poest 40 kanalisatsioonitoru, lõigata see keskelt pooleks ja imiteerida siis seda vahendit. Okay. Selle solgitoru jupikese ainukene miinus on siis see, et seal ei ole seda massi ja seal ei ole seda fikseerimiskohta, et me saaksime need pooled omavahel korrektselt kokku, nii et selle solgitoruga on taaskord sama oht, et me lükkame selle simmeri. Parem variant ikka kui haamri ja kruvikeerajaga. Parem variant ikka kui haamri ja kruvikeerajaga, just. Ja teine, mille otsa võib siis põrkuda, on see, et juba töö algfaasis ei õnnestu seda amorti lahti saada, ehk siis ei õnnestu seda kruvi siit alt kätte saada. Sellepärast, et teda hakatakse keerama tavalise kuuskantvõtmega ja mis siis juhtub? Sama toru käib siin sees ringi täpselt samamoodi. Ja samas ei ole inimesel vidinat, millega seda siis seestpoolt kinni hoida. Siis siin on tegelikult kaks varianti. Üks on tekitada endale selline koonusotsaga vidin, millega saab siis pikk varras ja koonusotsas, millega saab seda sisemist kolbi kinni hoida. Teine selline väike nipp on see, et tehke seda kahekesi. Üks mees võtab siit otsast kinni ja tõmbab seda jõuga väljapoole. Hoiab pinge all. Just, hoiab pinge all ja siis õnnestub see mutter või õigemini polt lahti keerata. Igal juhul saab selle lahti suruõhu kruvikeerajaga. Nii et suruõhu kruvikas on selles mõttes igati abiks vidin. Milline õli siia sisse käib üldse? Siia sisse käib amordiõli. Amordiõli, millel on siis erinev viskoossus. Reeglina on meil tegemist viskoossustega 5, 10 ja 15. 10 ja 15 on sellised, mida tahavad saada sellised lihtsamad amordid, vähem reguleeritavamad. Ja 5 on siis selline, mida tahavad saada, ütleme, krossitsüklid ja siis sellised jõulisemad R-tähistusega paigilised, kus on sees peenem ja keerulisem klapimajandus, sellepärast, et sealt see paksõli lihtsalt ei käi piisava kiirusega läbi. Kui meil on nüüd tegemist päris vana tsikliga, võtame siit praegusest kuskil selline julge 20 aastat maha, ehk siis 80-ndate lõpp, 90-ndate algus, siis need amordid kipuvad olema väga vedelad. Ja tol ajal amordiõli kui sellist väga ei tuntudki. Sinna käib tegelikult päris hästi ja ka tehase manuaalid soovitavad ATF ehk siis automaatkastiõli segatuna mootoriõliga. Meie praktika näitab, et segatuna käigukastiõliga, näiteks 80 V-ga, tuleb tulemus tegelikult veel parem. Selles mõttes inimesed ei tasu nüüd arvata, et loll soovitus, et kui tavaline mootorili on mingi 10 või 40 ja ma räägin siin 80 V-st, ehk siis viskoossuse erinevus on nagu tohutu suur, siis käigukastiõlidel on teine viskoossuse klassifikatsioon kui mootoriõlidel, et see 80 V käigukastiõli, tema viskoossus on tegelikult, kui panna ta sinna mootoriõlide klassi, siis on ta kuskil sinna 20 tuuri mäletamist mööda. Nii et sellised asjad siis amordiõli puhul kõige olulisem on siis see, et see kogus oleks õige, et see õhukamber ei oleks liiga suur, siis see amordiõli pekstakse seal sees vahtu, sellepärast et ta käib lihtsalt tohutu pikas ulatuses ja kui teda on liiga palju, siis hakkab ta kuskilt tahtma välja pressida. Ja lõpetuseks võiks siis tegelikult ära rääkida ka selle, et kallid naabrid leedukad on vanad tuntud mootorrattasepad. Just, et igasugu imeasju on sealt välja tulnud, mida mul siin õppeklassis on sellised väga häid näidiseid, näiteks plastmassist piduriklotsid ja sellised toredused. Siin on üks esiotsa laksuga tsikkel, millel on siis amort olnud kas täielikult voltis või siis pooleks. Ja lahenduseks olnud siis see, et on see kokku keevitatud ja keevitatud kokku loomulikult sellise koha pealt, et inimesele see silma ei jää, ehk siis see osa, mis on siin selle välimise toru sees käib. Ja miks ma ta olen siia pinki pannud üldse, on tegelikult see, et tulemus amorditoru kõveruse osas on kodanikel olnud päris hea. Ehk siis
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis toru kõverus võib olla kuskil 0,2 millimeetrit. Mõnedel amorditootjatel vähem, mõnedel rohkem loomulikult. Nii et kui me räägime esiotsa pauguga tsiklitest, kus on juba külje pealt näha, et üks amorditoru on eespool, teine on natukene tagapool, siis kui me paneme nad siia sellisesse pinki, siis on siit kohe näha selline pesunööri efekt. Ja kui nüüd vaatajad küsivad, kas neid saab sirgeks teha, siis neid tehakse Eestis sirgeks, küll aga peab täpselt vaatama, milline on see koht, kuhu viia, sellepärast et väga tihti tehakse need sirgeks sellisena, et kahjustatakse seda muud amordipinda tänu sellele, et see pink, kus neid sirgestatakse, võtab tast nii kõvasti kinni, et pressib siia vorbid sisse. Ja see omakorda hakkab siis jälle kulutama kõiki muid detaile. Täpselt nii, täpselt nii. No vot, selline amordisaade tuli siis seekord ja teiega näeme jälle mõne järgmise huvitava asja juures. Nägemist!